et niimoodi kiiresti aimu anda, et mis asi see hädaolukord üldse on ja milleks me päriselt valmistume, siis üks pisikene klipp. Me oleme praegu esimese evakuatsioonipunkti ees ja inimesed on ilmselgelt häiritud, nad on närvis, nad on söömata, joomata, nad on magamata. Kodune olukord ei võimalda neil enam kodudes püsida. Vett ei ole ja sooja ei ole. Raadios tulevad ainult uudised selle kohta, et kõik läheb hullemaks. Külmkapist viimane joogivesi kaasas, et vesi sai kodus täielikult otsa. Õues on põhimõtteliselt samas aegu taas kaetud. Nad on oikatud. 3 päeva pole mitte midagi. Meil ei ole 3. päeva vett ja on tõesti mure nende inimeste pärast, kes peavad siia jääma. Ka raskesti haiged. Kas keegi siis määratab ja sina saad bensiini ja sina ei saa? Varsti saab küttega otsa, ma ei tea. Keegi kanna sularaha kaasas. Kaob meie ühiskonna poolt kokku lepitud moraal, hakkab toimima elujäämisinstinkt. Autotel püütakse bensiini varastada, see on esmane, aga tegelikult tahetakse autot selle sisse tummida. Me peame käima ise võtmas võib-olla. Me lihtsalt võtame, mis siin teha on. Alkoholi müügil jälle, kus te saite need? Mis see sinu asi on, kus sa enda alkoholi saad? Me oleme väga mures maja rahvaga, kellel ei ole maakodu. Aega on umbes 72 tundi, kui võivad hakata jõugud nii kauplustesse sisse murdma, kui ka juba elamutesse korteritesse. Tegemist oli lavastusega. Aga ükskõik millisest kriisist me räägime. Kas see on suur ja mastaapne, võib-olla tervet Eestit hõlmav, võib-olla Harjumaad hõlmav, või siis ainult ühte kortermaja hõlmav, või siis 3-4 naabrit hõlmav, kõik algab inimesest. Tegelikult see kohalikud inimesed, eriti just naabrivalve vaates on see ju siuke, eriti hea rääkida, sest naabrivalve inimesed on juba võtnud omal mingi kohustuse selle kogukonna turvalisuse pärast hoolt kanda ja sealt edasi me juba oleme sõbraks saanud, me üksteisele juba oleme tere öelnud. Üksi on hea, koos on alati parem. Facebook. Pigem olge alati skeptilised selle info suhtes, mis sealt tuleb. Mis veel mina ütlen? Müts, sall, kindad, soojad sokid ja termopesu. Sest meil on suvel ka vahel öösel 4 kraadi sooja ainult. Ja siis muidugi prügikott, suur prügikott. Kõike saab teha. Ja üks asi veel, mis kõlbab alati kõigeks. MacGyver. No mida iganes saad teha. Tõmbasid jope katki, no parandad ära. Lähevad jalanõud märjaks. No tõmbad, kuivatad ära, tõmbad MacGyveri ümber. Kõiki asju saab MacGyveriga teha. Tüütu naabri saab ka kinni siduda. Ja nagu ma ütlesin, evakuatsioon ei tähenda sõjaolukorda. Et minu poolt suur aitäh. Aitäh, Elo, ja natukene sinna toidupakki veel lisa ka, et see hea lugemine kulub ka ära, eriti kui selle veel saab ära süüa, mis seal sees on. Aitäh. Kotiga. Jah. Ma soovin teid juhatuse poolt tänada, et te Tiina kutse vastu võtsite ja siia tulite ja rõõm on ka selle üle eriti veel, et ka nii kaugelt nurgamehed on meil siin kohal nagu Setomaal. Ja esimene asi on siis see, et me peame valima koosoleku juhataja ja protokollija. Et praegused juhatuse liikmed on kõik andnud nõusoleku jätkata, aga sellest nad räägivad siis pärast ise. Ja üks põhikirjaline punkt, mis on iga aasta vaja läbi käia, on liikmemaksu suuruse määramine. Siis, kui on kohapeal tekkinud küsimused, siis me saame neid ka arutada ja loomulikult alati võite kirjutada või helistada ka. Edasi. Järgnevalt majandusaasta aruanne. Ma tegin siia ühe tegevuste kokkuvõtte ka, mida ma mõtlesin, ma näitan teile, et tekiks parem pilt silme. Ja üle-eestiliselt on siis pilt selline, et meil on 580 piirkonda üle Eesti ja 10 640 leibkonda, see on siis aasta lõpu seisuga. Ja kus meil uusi piirkondasid veel ei ole, Ruhnu, Kihnu, Vormsi, Hiiumaa, Naissaar, sellised väiksemad saared, et nendes, aitäh Elo sulle,
et nendes meil piirkondasid ei ole, noh, võiks ju tulla, oleks huvitav. Möödunud aastal oli meil 20 koolitust, kus kokku osales 350 inimest, et kuidas, milliste kanalite, milliste viisidega me nende inimesteni jõuame, et mis paneks nagu mõtlema, et sellises kogukonna võtmes seda elukeskkonna turvalisust siia luua, sest seal on pigem see, et tulge ja tehke ära. Aga mitte see, et assa pagan, me peame ise tegema hakkama. Ja siis on meil 6 õppust, panin siin ka eelmise aasta pildid, üks on, Guido tunneb siin ära, see on Obinitsas tehtud pilt, Taavi tunneb teise pildi ära, see on Uuesalus tehtud pilt, kus me lastele tegime liiklusohutuse koolituse. See on nüüd siin Jüri ülesanne, et sektori vanemaid ta ka rahule ei jäta, et ta ikkagi aastas proovib korra teiega vähemalt ühe kontakti saada ja küsida, et kas plakatid vajavad vahetamist või et kas te tahate oma kogukonnale koolituse teha või ümarlaua teha, et kasutage seda ära, et hea meelega oleme valmis appi tulema. Et saab ka vahetult küsida neid asju, mis siis puudutavad konkreetselt neid teie piirkonna riske ja saab teada, kuidas neid riske siis maandada. Mina küsiks, et raha on vähe ja ei ole näha, et juurde tuleks, vaid pigem vastupidi, et kas on nagu mingeid mõtteid olnud ka, ma ei tea, mingite tasude või mingite teenuste osas, mida muuta, et seda raha teenida.